Tere! Täna oleme kogunenud Swedbanki Liivalaia majja Tallinnas. Mina olen Mari-Liis Jääger, juhin Swedbanki rahaasjade teabekeskust ja oma igapäevatöös õpetangi noori ja täiskasvanuid, kuidas siis rahaga mõistlikult ümber käia ja enda jaoks kasulikke otsuseid teha. Lisaks sellele teen kogumispäeviku podcasti ja juhime Gretega Eesti ühte suurimat rahatarkuse gruppi kogumispäevik. Täna aga räägime pettustest. Räägin siis, millised on enim levinud pettuse liigid, kuidas neid ära tunda, kuidas siis tehisintellekti kasutatakse pettustel ja samamoodi, kuidas kasutatakse noori, et raha välja petta ka teistelt inimestelt. Räägime, mis on rahamuul ja kuidas ma saan siis ennast petturite eest kaitsta. Loengu lõpus räägin ma teile ka häid uudiseid, nii et tasub kuulata. Millised on siis enam levinud pettuse liigid? Endiselt on õngitsuspettused ja helistamispettused need põhiliigid. Küll aga endiselt levivad internetipangaga seotud pettused, laenupettused, krediidipettused, kus siis meelitatakse inimestelt nii andmeid välja, kui ka võetakse näiteks laene ja lotopettused ning suhtepettused, nii et neid pettuse liike on tegelikult väga-väga palju. Täna kõigist ei räägi, pigem keskendumegi nendele, mis on seotud rohkem võib-olla teiega, noortega ja mida ma ise siis saan ära teha selleks. Kõigepealt sellest andmepüügist. Kuidas ma tunnen üldse ära, et on tegemist pettusega? Põhiasi on see, et teid kiirustatakse, et nüüd ja kohe midagi juhtub, kohe peate midagi muutma, mingeid andmeid sisestama või näiteks teil ongi tulnud pakk, aga palutakse teil juurde maksta mingit tasu. Ehk siis vaja on kiiresti midagi teha ja tihti on see, et midagi on juhtunud. Siis samuti olete kindlasti märganud erinevaid ahvatlevaid reklaame sotsiaalmeedias, et kes meist ei tahaks siis nii-öelda kiirelt rikkaks saada või kergelt raha teenida. Et see on see, mille peale siis ka mängitakse. Kasutatakse erinevaid pankade sümboleid ja ka tuntud ettevõtete sümboleid või ka näiteks Eesti politseid. Ja selle eesmärk on siis pääseda ligi teie rahale või teie andmetele, mida on võimalus hiljem siis ära kasutada või kellelegi müüa. Ja kõik neid kogutuid andmeid, et ka kaardiandmeid ei pruugita kohe kasutada, vaid need tegevused võivad tulla hoopis oluliselt hiljem. Näitan ka teile siin mõned näited, et siis teil tuleb kindlasti ette, et olete näiteks mingi sarnase sõnumi juba saanud. Et näiteks on, et teie konto on blokeeritud ja blokeeringu tühistamiseks liituge või siin või siis konto suletakse või siis on toimunud erinevad kahtlased tehingud, et kui te soovite seda peatada, siis sisestage oma andmed. Või siis näiteks postipaki näide, mida ma ka eelnevalt mainisin. Pangad ei saada selliseid SMS-e ja kui nad ka helistavad teile, siis on alati mõistlik öelda, et ma võin teile näiteks tagasi helistada. Helistamispettustes dünaamikast räägin natukene hiljem. Aga veel mõned näited siia, et on näiteks mingi lojaalsusprogramm, et oled väga kaua meie liige olnud, saada nüüd oma andmed selleks, et me saaksime sulle kingituse teha. Või siis näiteks oled minemas reisile ja teinud mõned broneeringud, saadetakse sulle meeldetuletus, et palun sisesta veel mingeid pangakontonumbrid või asjad, kuigi sina oled juba varasemalt kas siis ülekande teinud või bookingu kaudu selle bookingu teinud. Nii et mängitakse ikkagi nende asjade peale, mis inimesi kõnetavad, kus inimesed on ise sellest asjast nagu huvitatud.
ja tihti need lingid viivad hoopis teistele lehekülgedele, mis on väga sarnased näiteks pankade lehekülgedele. Et nad on tehtud täpselt samasugused, aga URL-i ribal on siis teine aadress. Ehk siis vaadake alati, mis aadress seal üleval on või veel parem, kui sul ongi vaja sellist ülekannet teha, siis trüki ise see aadress sinna sisse, et oma panga aadressi sa võiksid teada või näiteks Swedbanki puhul ongi www.swedbank.ee/private on siis erakliendi leht. Nii, aga kui sa nüüd oled tellinud mõne paki, kui sa paki oled tellinud, on väga lihtne, et sa tead, et tegemist on pettusega ja sa lihtsalt ignoreerid seda. Aga kui sa päriselt oled siis paki tellinud, siis on mõistlik alati kõrvutada, mis kuller sulle üldse seda tooma peab. Kui sa oled juba selle kulleri tasu ära maksnud, et miks nad küsivad uuesti seda või et on vaja täpsustada aadressi, et ma ju panin täpsed andmed. Ja kui tõesti tekib kahtlus, et äkki tõesti sai midagi valesti, siis on mõistlik selle kullerfirmaga otse ühendust võtta ja küsida, kas teil on mingi mure, mitte hakata neid andmeid sinna sisestama. Ma ise sattusin sama sarnase pettuse ohvriks selles mõttes, et ma sain selle kirja. Tavaliselt ma pakke ei telli, aga sel korral olin tellinud ühe paki ja kui nad hakkasid mingid andmeid küsima, siis ma sain aru, et oi, siia ma küll midagi ei sisesta, et miks nad peaksid seda küsima minu käest. Või näiteks mu tütrel oli sotsiaalmeedias, et soovis ühe kontserdipileteid ja väga tuntud ettevõtte loosis neid pileteid välja ja see ei olnud skämm, et ta loosis välja. Aga sinna alla tuli loomulikult kirjutada, et olen huvitatud nendest piletitest ja vot selle kommentaari alla siis pettur kirjutas, et näed, et tegime lisaloosimise ja sina võitsid selle pileti, et sisesta nüüd oma andmed siia, et me saaksime sulle selle pileti edastada. Ja andmetest oli küsitud pangakaardi andmeid ja siis ma küsisin, et oota, mõtleme nüüd rahulikult, et miks ta küsib sult konto andmeid, kui see on tasuta, see on ju loositud sulle tasuta, et siis ei peaks küsima neid andmeid. Et alati sellistel puhkudel mõelge korra, et kas on nagu loogiline, et kui see on sulle tasuta, et miks siis küsitakse andmeid või öeldakse, et selleks, et sa saaksid kätte oma selle, ma ei tea, 100-eurose pileti, et kanna 5 eurot näiteks kuhugi, et anna ikkagi oma andmeid. Et jällegi siis peaks kohe tuli põlema minema, et siin on midagi valesti. Aga mängitaksegi emotsioonide peale ja sellel hetkel sa ju väga-väga tahad seda piletit ja mu tütar oli ka päris kurb, kui ma ütlesin, et tead, see on ikkagi pettus, aga me leidsime lahenduse sellele ja ostsime ise selle pileti. Nii et tasub vaadata. Ja kui siis pakk saabub väljaspoolt Euroopast ja sul on tõesti vaja näiteks tollimaksu maksta, siis pigem mine selle Maksu- ja Tolliameti lehele ja toimeta seal need asjad ära, mitte ära siis vajuta suvalistele linkidele. Kuidas sellise andmepüügi anatoomia siis välja näeb? Et saadetakse siis SMS või e-kiri ja niipea, kui sa siis vajutad sellele lingile või näiteks küsitakse, et selleks, et ma ei tea, politsei tahab mingeid toiminguid teha või sinu nimel on tehtud mingi pettus ja nüüd selleks, et tuvastada see pettur, et sisestagi oma näiteks PIN1 kood. Samal ajal pettur läheb juba sinu internetipanka, selle PIN1-ga saab sisse, kui tal on olemas su kasutajatunnus, võib-olla millest eelmisest ajast või kuskilt andmepüügi kaudu on saadud või sa ise oled kuhugi selle sisestanud. Ja nad kasutavad ka väga peenelt, näiteks üks politseiga seotud pettus on selline, et nad ütlevadki, et ma broneerin sulle sinna politsei keskkonda juba aja ära, et sa saaksid teada, mis pettusega üldse tegemist oli ja et su raha on näiteks ohus. Siis nad saadavadki sulle veel selle täitsa sellest keskkonnast broneerimissüsteemist pildi ja ütlevadki, et selleks, et me nüüd saaks kinnitada selle aja sinuga ära, pane siis see PIN 2 ka. Aga samal ajal on nad juba sul internetipangas ja kannavad hoopis raha üle või on võimalus sinu nimel hoopis laenu võtta. Ja siis teine variant on see, et kui siis näiteks e-mailis või sõnumis sa pead oma andmed sisestama, kaardiandmed. Ja kui sa need kaardiandmed sisestad, siis on neil võimalus nende andmetega kas siis kohe või hiljem internetis teha erinevaid oste.
et see ei pruugi kohe toimuda ja sa ei pruugi ka pärast mäletada, et oot, huvitav, et ma praegu ei ole küll mingit pettust nagu olnud, aga nad võib-olla hiljem kasutavad seda ära. Mis on kõige olulisem siis meeles pidada, kui sa kasutad Smart ID-d, mobiil-ID-d või ID-kaarti? PIN 1, see tähendab, et see oled sina, sa kinnitad, see olen mina ja PIN 2 on siis see, mis tähendab sinu allkirja, see on minu allkiri. Et alati too need asjad digimaailmast päris maailma. Et seesama PIN 2 ehk võtad valge paberilehe, kirjutad allkirja ja siis pettur võib mida iganes sinna ette siis kirjutada, et oled mulle nii palju võlgu või et kanna mulle raha üle või midagi sellist. Ja PIN 1 tähendab siis seda, et näiteks sinu kodus, et lubad täiesti võõra inimese oma tuppa, ütled, et vaata ringi, vaata, mis sulle siin meeldib ja kuidas tundub. Ja PIN 2 tähendab seda, et sa annad talle loa, et võta kõik, mida sa siit toast tahad ja jaluta rahulikult välja, ma ei küsi kunagi tagasi. Ehk siis alati tooge tõesti see digimaailma asjad päris maailma või et kui tuleb sulle inimene vastu, ütleb, et kuule, et anna mulle raha, kui sa annad selle raha ära, no siis on päris veider minna pärast seda tagasi küsima või mis õigusega sa küsid, kui sa oled ise loa andnud, ehk siis PIN 2 tähendab seda, et kõik palun võta. Nii, kuidas lähme edasi helistamispettuste juurde? Seal ongi tihti see, et jällegi kõne pangast, politseist, miks mitte direktorilt või õpetajalt, neid kõnesid võite saada teie, võib saada teie vanem, ehk siis, või siis näiteks otsid suvel tööl ja siis helistatakse, et oi, et ma nägin, et sa otsid tööd, mul on tulla suurepärane töö, ehk sa oled hästi avatud juba ja sul on selline usaldus selle helistaja vastu. Ja kõnes on alati see, et on hästi kiireloomuline, midagi on nüüd vaja kiiresti teha, kiiresti otsustada. Kui sa kohe seda otsust ei tee, siis juhtub midagi. Ja selle järgi sa saadki aru, et et midagi on valesti. Ja tasub siis pigem kõne kohe kas ära katkestada, öelda, et ma helistan teile tagasi või mitte nagu kaasa minna, isegi kui sa saad aru, et tegemist on pettusega, ei tasu kaasa mängida, sest iga sõna, mida sa ütled, see kasutatakse võib-olla hiljem ära ja see kirjutatakse kõik sinna andmebaasi, mis sinu kohta on olemas, nii et parem katkesta kohe kõne ära. Aga need helistajad on väga head manipulaatorid ja nad teavad täpselt, millistele punktidele vajutada. Toon ühe näite, kus üks täiesti tark inimene, et tegemist ei ole ainult nii-öelda rumalate inimestega, kes pettuste ohvriks satuvad. Tuli Riiast, ületas Eesti piiri, oli autoroolis ja pettur ju näeb ka sotsiaalmeedias, kui sa postitad, et käisin siin või seal. Ütleski, oi, et ma näen, et teil on siin just raha üle kandmas, et kas te olete välismaal hiljuti käinud, et tundub, et keegi pettur on teie rahale ligi saanud. Et kas te saaksite, et olete te tegemas seda ülekannet ja loomulikult see naisterahvas ütles, et ei, ma ei ole, ma sõidan praegu just koju tagasi ja et loomulikult ma ei ole tegemas, et jah, ma soovin seda peatada, seda makset ja võt sa oledki mingis muus tegevuses ja sa kiiresti teed ja siis öeldakse, ja saada siis PIN 1 või pange see PIN 1 ja telefoni ja et me saame selle makse peatada. Sellel hetkel võib-olla ei mõtlegi, mõtled, et issand, ma ei taha sellest rahast ilma jääda. Aga see on see koht, kus võta korra paus ja mõtle järele, mis siin praegu toimub, mida ma olen tegemas, millele ma seda allkirja panen. Ja eesmärk on siis tõesti, et petturid soovivad ligipääsu sinu rahale, sinu andmetele ja saavad võtta sinu nimel laenu, kui sa oled kinnitanud ka PIN 2-ga. Ja kolmas variant on see just, et tahetakse sinu arvutisse laadida mingi programm. Eriti on võib-olla see vanemate inimeste puhul, kes ei oska nii hästi oma arvutiga ringi käia ja siis pakutakse kohe lahendust, et sa ei oska ise hästi, me loeme sulle programmi, me aitame sind ja tegelikult võetakse su arvuti üle. Nii, kuidas siis tehisintellekt siin omakorda appi tuleb petturitele? Et nad seal on siis erinevad AI poolt loodud tekstid, pildid, kõned ja videod. Ja tekstidega ongi see, et nad suudavad teha väga häid tekste. Nad suudavad teha seda sinu enda emakeeles,
et kui varasemalt kõik need kõned ja võib-olla tekstid olid väga tihti vene keeles, siis on ainult aja küsimus, kui tuleb sulle eestikeelne kõne. Saab kasutada siis sinu häält, sinu pilti. Võib näiteks sinu vanematele tuleb kõne sinu hääle ja sinu kõnega, sinu pildiga siis, kus siis näiteks kujutatakse ette või maalitakse su vanematele pilt, kus sa oled, ma ei tea, mingis liiklusõnnetuses või midagi on juhtunud, sind on röövitud ja sina iseenda häälega ütled, et kallis ema või isa, et palun kanna mulle raha, ma olen hädas. Et see on meil kohe ukse ees sellised võimalikud petukõned. Ja kuidas siis selle vastu ennast nagu kaitsta. Võib-olla enne veel, et neid sotsiaalmeedia pilte ja profiile, võt neid saab ka väga hästi AI järgi teha, üle võtta, kasutada kõike seda materjale, mis sa oled sinna välja pannud ja siis see kõik võib olla sinu kahjuks. Mis sa siis võiksid teha ka, leppida vanematega kokku mingisugused salasõnad, et kui nüüd tuleb mingi selline kõne, ma tean, et näiteks on WhatsAppi tulnud sarnased kõned, kui sa tavapäraselt oma vanematega ei räägi WhatsAppis, siis esiteks võikski neil kohe põlema pirn lüüa, et nii, et miks sa nüüd WhatsAppi kaudu üldse pöördud. Hästi võibki olla nii, et sa kuidagi muud moodi ei saa helistada neile, aga et oleks mingi kokkulepitud salasõna, et su vanemad saaksid aru, et sa oled sina. Ja alati tasubki kontrollida siis allika usaldusväärsust. Et enne kui sa avad mingit faili või mingit linki, kontrolli kindlasti, kes selle e-maili saatis. Vaata, kuidas see tekst üles on ehitatud. AI on küll väga osav, aga ta teeb selliseid veidraid vigasid endiselt, et piltide puhul on mingid, ma ei tea, võib-olla üks näpp on puudu või mingid veidrused on sees. Tekstide puhul samamoodi, et kasutan ise ka päris palju AI-d, et tuleb selliseid naljakaid sõnasid sinna ikka sisse. Ehk siis tasub nagu vaadata, et kuidas see tekst üles on ehitatud. Ja alati, kui öeldakse, et kiire ja nüüd ja kohe ja kõik juhtub, siis on see koht, kus võtta see aeg ja korraks süveneda või teha paus või tõsta see asi korraks kõrvale. Ja kindlasti ole skeptiline ebatavaliste palvete suhtes. Et ja enne, kui sa siis oma PIN-koode ka sisestad. Igasugustel sotsiaalmeedia või oma e-mailide puhul ka, et kasuta siis kahefaktorilist kinnitusmeetodit, et keegi ei saaks ka sinu kontot üle võtta ja seda kasutada pettuste läbiviimiseks. Ja alati tasub hoida kursis ennast siis uute pettusskeemidega. Need kogu aeg on muutumises ja kogu aeg üritatakse olla siis samm ees politseist või et kui ka pangad on midagi märganud, et üritatakse alati olla samm ees. Ja kui meilt küsiti ka, et kuidas siis selle AI vastu nagu ja nende pettuste vastu võidelda, siis ega tulebki, meie võtame samamoodi kasutusele AI, et neid pettusi tuvastada, mida siis AI on kokku ka pannud või nende abil on tehtud. Räägime veel, kes siis on rahamuul. Usun, et võib-olla olete paljud sellest mõistest juba kuulnud, aga räägime üle. Rahamuul on siis isik, kes liigutab ebaseaduslikult omandatud raha kurjategijate nimel ja sageli läbi enda pangakonto. Ehk siis eesmärk on sellist musta raha puhtaks pesta ja kasutades selleks siis tavainimeste kontosid ja ka noorte kontosid. Ja seal on 3 erinevat liiki, et kas siis on teadmatu, ehk sa tegelikult ei tea, et sa osaled selles kuriteos, siis teadlik, ehk sa tead, et sa osaled sellises mingis pettuskeemis, aga su eesmärk ongi raha teenida. Ja 3. on siis, et sa oled kaasüüdlane, et ise oled selles tegevuses osaline ja teadlikult teed neid tegevusi. Selleks siis tehakse väga selliseid atraktiivseid töökuulutusi
et sa oleksid valmis, lihtsalt öeldakse, et ma ei tea, kanna oma konto kaudu lihtsalt kannad mingeid rahasid ja selle pealt teenid raha. Tundub nagu selline hästi hea ja lihtne raha teenimise võimalus ja noorena on sul alati ju rahapuudus. Ja selleks kasutatakse ka sotsiaalmeedia platvorme, et teid sinna meelitada, erinevad e-mailid ja tõesti eesmärgid ongi see, et te saaksite lihtsalt raha teenida, aga nemad pesevad siis raha puhtaks. Kuidas jällegi ära märgata, et tegemist võib olla sellise pettusega? Tihti on see, et liiga hea pakkumine, et olla tõsi. Töökirjeldus on väga ebakonkreetne. Tihti palutakse kasutada isiklikku pangakontot. See ettevõte, kes teid siis värbab, et selle kohta on väga vähe infot ja e-maili aadress on pigem selline Gmaili või Yahoo e-maili aadress, mitte ettevõtte oma. Ja erilisi mingeid nõudmisi pole või ei viida läbi mingeid erinevaid tööintervjuid või ei kästa teha mingeid ülesandeid. Ja tihti on tegemist välismaiste pakkujatega. Ja siin mõned näited ka, et millised nad siis välja näevad erinevates keeltes, et kaasata siis erinevaid noori. Ja tihti on see, et nõutaksegi, et oleks ikkagi pangakonto olemasolu ja võimalus seda siis kasutada. Miks rahamuuliks olemine sinu jaoks on kahjulik? Et tundub, et hea lihtne viis ju raha teenida, aga sa võid oma sellise reputatsiooni igavesti ära rikkuda. Sa ei pruugi tulevikus enam näiteks tööle saada. Teiseks pannakse, kui sa oled selles osalenud, pannakse su konto kinni. Sa ei saa kunagi enam seal pangas kontot avada. Lisaks siis loomulikult võid saada kriminaalsüüdistuse, konkreetsed karistused, on see siis nii rahaline trahv või siis samamoodi vanglakaristus, kahjutasu nõuded ning ka karistusregistris oled arvele võetud. Nii et kindlasti tasub enne mõelda, kui sellise lihtsa raha teenimise võimalusega kaasa minna. Nii, ja kuidas ma siis ise saan oma raha kaitsta? Mida ma ise saan siis selleks ära teha? 6 erinevat sammu, ehk siis ära jaga oma pangaandmeid ja kasutajatunnust ega PIN-koodi, enne kui sa oled aru saanud, mida sa teed ja mida sa kinnitad. Enne kui hakkad siis PIN-koodi sisestama, mõtlegi üle, kas sina algatasid selle tehingu ja kas selle sisu on see, mida sa teha tahad. Jälgi, mis su pangakontol toimub. Ja kui sul on erinevates pankades konto, siis vaata ka vahepeal teise panka, et mis seal toimub. Kindlasti on limiidid need, mis saavad sind kaitsta, et isegi kui sind on nii-öelda ära tinistatud, kui sul on väikesed limiidid, siis sa ei saa suuri ülekandeid lihtsalt teha ja ka pätid ei saa suuri ülekandeid teha ega su pangakaardilt rohkem raha võtta, kui su limiidid võimaldavad. Ehk siis jooksvalt hoia oma pangakonto limiidid väikesed ja pangakaardi limiidid, neid saad väga mugavalt äpist tõsta, kui sul on vajadus, et see kaitseb sind ennast. Ja ära klõpsa kahtlastele linkidele, vaid kirjuta ise alati see aadress brauserisse. Ja veendu, et siis tegemist on autentsete lehekülgedega ja kiri on tulnud siis õigelt saatjalt. Ja ka võõrastele ära siis endaga seotud infot välja anna. Väike üleskutse ka sotsiaalmeedias, et kui sa leiad mõne pangakaardi või kellegi isikut tõenda dokumendi, ära palun postita seda sotsiaalmeediasse. Täna on juba lihtne selle nime järgi see inimene kuskilt üles otsida ja talle otse kirjutada või siis pöörduda panka või siis politseisse. Kui sa teed ka sotsiaalmeedias videosid, vaata, mis sul tagant näha on. Et kõike seda infot ju saab kasutada, et sulle helistades, öeldes, et sul on kodus see või mingeid selliseid väikseid nüansse, mis tekitavad usaldust. Siis endiselt kasuta 2-astmelist identifitseerimissüsteemi ja tugevaid paroole. Vaheta neid paroole, et me kõik teame, et nii mõnus on, kui on igal pool sama parool ja pikka aega, et jääb lõpuks meelde. Aga aeg-ajalt ikkagi vaheta olulistes kohtades oma paroolid ära. Ja ka asju ostes müües sotsiaalmeedias
ole tähelepanelik, et tihti on see, et paned midagi müüki ja pärast tuleb sulle kohe kiri, et mulle tuleb kuller järele, anna talle see raha ja saad kauba vastu või vastupidi või mingi kontserdipiletitega, et olge väga ettevaatlikud. Ja mida siis teha, kui oledki sattunud pettuse ohvriks? Siis teavita oma lähedasi, politseid, panka, lähtuvalt sellest siis, mis juhtunud on. Ära tunne sellest valehäbi, et issand jumal, ma olen nii rumal, et kaotasin selle raha, kuidas ma nüüd vanematele sellest üldse räägin. See ei ole see koht, kus seda häbi tunda, vaid parem ära hoida neid hullemaid asju. Sulge pangakaart või siis pane oma ülekandelimiidid nulli. Ehk siis jah, sõltuvalt sellest, mis siis juhtunud on. Ja räägi vanematega, võib-olla see on kõige olulisem, et võtagi, ma ei tea, täna õhtul või mõnel teisel õhtul hetk aega, räägi oma vanematega või vanavanematega ka erinevatest pettuse liikidest ja võimalikkusest ja lepi kokku need oma salasõnad, et kui keegi on hädas, mida me siis kasutame või kuidas me saame aru, et kas on tegemist ikkagi sinuga või mitte, mingi salasõna. Siis jäävad paljud pettused olemata ja ma arvan, et need head suhted ongi need, kus siis inimesed saavad üksteisele oma muresid rääkida ja saavad aru, et ahah, siin on hoopis tegemist pettusega, mitte õige asjaga. Suur aitäh teile! Lubasin lõpus teile veel ühe hea uudise öelda, et täna ma igapäevaselt tegelengi Rahatarkuse keskuse ehitamisega noortele, nii et ma usun, et järgmine kord kohtume juba sügisel või siis hiljemalt pärast sügist, kus te saate juba külla tulla meie Rahatarkuse keskusesse, kus siis saate mängulisel moel õppida uusi teadmisi. Aga olge siis rahatargad ja hoidke oma raha ja ärge andke neid ära pettustele. Ilusat päeva jätku!